vorm on kõikuv, aga klass on igavene ja nii me siin liigume. Nii, uus nädal, uus esmaspäev. Igatahes praegu ma teen siin ühe kiire lõuna nii-öelda, lihtsalt mingid võikud sisse ja siis paneb tööasju edasi. Vlog. Lähme alla ja siis teeb midagi. Tulime siis korra Männiku karjääri ennast pesema. Kodus sai soe vesi otsa. Või tegelikult olime jah korra ennast siin loputama. Viimane üks kõne sai tehtud. Ma ei tea, niivõrd uus projekt. Varsti avalikustame võib-olla või räägin rohkem sellest täpsemalt teile, mis tagaplaanil toimub. Aga eks näis, kuidas asjad lähevad ja töö tagaplaanil käib igatahes, seda ma luban. Ma lihtsalt pean näitama, et Simal on tegelikult riided seljas, et Sima kuivatas ennast samal ajal. Et sa muidu sul olid niimoodi kaadris, et sul nagu oli ainult ülakeha ja siis tundus nagu see oleks paljas ja lihtsalt kuivataksid ennast. Et tegelikult ei ole. Just tegin siis jälle väikse pasta bolognese. Tavaliselt, kui ma siin ise kokkan, siis ma midagi sükest teen. Aga igatahes ma üritan selle nüüd kuidagi teistpidi saada. Lihtsalt väike päeva mõte kõigile, et elus on väga palju erinevaid inimesi, aga sa pead väga palju valima, milliste inimestega sa ennast ümbritsed. Ja see on ainuke asi, mida sa valida saad. Sa ei saa muuta inimesi, aga sa saad valida, kes sinu ümber on. Viimasel ajal kuskil ma olen kohanud väga palju nagu vanu tuttavaid või inimesed on tulnud nagu juurde või kirjutanud või kuskil sotsmeediast näinud ja ma ei ole väga palju nagu postitanud, mul on lihtsalt low-key üritanud asjad hoida. Aga huvitav on see, et tuleks ja küsitakse, et nagu, et sul läheb nii hästi. Ja ma ei tea, kust otsast mul läheb nagu hästi, ma ise ei vaata kunagi. Ma ise ei ole kordagi nagu vaadanud, et mul läheks nagu otsast hästi. See on huvitav, kuidas tegelikult väljaspoolt inimesed ei näe seda stressi, nad ei näe seda vastutust, nad ei näe seda kohustust, seda vastutust, mis tegelikult õlgadel on. Nagu nad ei näe seda, kui me tiimis monteerime videosid kella 4 öösel võib-olla. Või nad ei näe seda, kui hommikul vara on vaja preppida 3 kliendile kuu kokkuvõtte slaidid ja sul on eelmine õhtu väga-väga pikaks läinud. Nagu inimesed ei näe selliseid päevi, nad ei näe tegelikult, mis töö sul taga on. Ja see on kõige huvitavam, sest et see tegelikult teebki need asjad kõige magusamaks. Ja siis on inimesi, kes tiksuvad su kõrval. Nad tegelikult ei ole seal selle poolega, et nad tahaksid midagi sulle ka anda. Ja see ei tähenda, et sa pead alati kõigilt midagi saama. Aga ma usun, et elus võiks olla asjad võimalikult balanssis. Siis inimestele meeldib kaasa elada. Ja inimestele meeldib selliseid success stories'id kuulda. Ja inimestele võid see meeldida, aga neil ei meeldi siis, kui sul läheb paremini kui neil. Ja päris paljud inimestega on nii. Võib olla hetki, kus sul on need samad inimesed, kes on olnud sinuga võib-olla väga pikka aega ja nad on sinuga ja hakkavad sult vaikselt nagu, nad on nagu sellised väiksed vampiirid, nad vaikselt imevad sind verest tühjaks. Ja nad võtavad vaikselt su energiat ja sa kogu aeg annad ja teed, aga sa ei saa tegelikult sa ei saa sealt mitte midagi otseselt vastu. Ja on hea ütlus tegelikult, et nagu päris paljude asjadega elus ka, ma ütleks, et ma olen üsna pehma paljude asjadega ja ma ei ütle päris palju asju otsa välja. Ja ma üritan pigem enne nagu seedida enda peas need asjad läbi, kui ma midagi välja ütlen. Aga kui ma ütlen, siis ma võin päris teravalt öelda. Selle jaoks minu arust hea ütlus, et nagu do no harm, but take no bullshit. Ära tee kellelegi haiget, aga ära lase endale sõna otseses mõttes ka nagu sitta keerata. Või paljud inimesed käituvad lihtsalt selle põhjal, et nad teevad midagi ja nad arvavad, et nad on maailma naba ja nad ei suuda vastutust võtta selle eest, mis nad tegid. Ma üritan lihtsalt kuidagi jätta siia mingid enda mõtteid, mis ma vahepeal mõtlen ja mis emotsioonid ja mõtted nagu peast läbi jooksevad. Et kui kellelgi on sellest kasu või kellelgi on see mõtteaineks, siis mul on hea meel. Aga muidu ei lisu, ma hakkan nüüd sööma, nii et tavaika näeme. Õhtune jooks väike. Hetkel
alati, mis ma üldiselt nagu jooksutel mõtlen, on kas mingid süsteemid või mingid protsessid või mingid asjad, mis toimuvad hetkel enda elus nii-öelda, mida saaks võib-olla paremaks, efektiivsemaks ja nii edasi teha. Üks asi, mis selles mõttes on kõige kaootilisem viimasel ajal, on sellepärast see, et unerutiin, und saab piisavalt, aga lihtsalt kuidagi, kuna töömaht sõltub ja kõigub nii palju, siis on nagu üsna raske saada mingit kindlat rutiini ja sellest lähtuvalt on ka nagu trennirutiin üsna kaootiline, aga selle ma arvan peaks nagu lähikuudel paika saama paremini. Suvi üleüldiselt on ka veits kaootilisem ja lisaks sellele siis ettevõtte poole pealt peamine asi, millega me hetkel tegeleme, on tiimi laiendamine, mõtlemine, kuidas me saame seda võimalikult efektiivselt teha. Ehk siis peamiselt hetkel ongi see, et panna attention plan, müügitöö paika, ehk siis kuidas saada tähelepanu, kuidas saada rohkem müüki ja seda nagu süsteemselt teha, et siis saab tiimi laiendada tagaplaanil. Mentoriga ka palju asju teeme ja kuskil esimeses vlogis ma vist seda ka juba mainisin, aga on üks Iman Kätsi, kes teab Iman Kätsit, siis tema kunagine sales tiimi manager ja siiamaani on kõned väga sümpaatsed ja väga väärtuslikud olnud, nii et ega siin muud ei ole, kui on vaja tööd edasi teha. Järgmine päev, hommikune jooks on tehtud. Ma tegin tööasjad ära ja siis kiire jooks vahele ja nüüd põhimõtteliselt siis oleks eesmärk uuesti tööle hakata. Ja täna siis plaan 2 videot monteerida, arved, raamatupidamine, attention plan, parandused, tagasisidestamised ja midagi oli veel. Õhtul loodetavasti lähen poistega jõuksi ja siis homme lähen Pärnusse, nii et trenn, töö, magamine, söömine ja nii ta läheb. No nii, oleme jõudnud omadega Pärnusse ja ma ei tea, see on vist kõige lemmikum asi ongi see, mis mulle tegelikult Pärnu puhul ja üldse miks mulle Saaremaa on viimasel ajal hakanud meeldima ja nii edasi, on sellepärast, et lihtsalt see männimets, meri, rand, no ma ei tea, seda nagu väga teeme vähe ilusamaks. Et selles mõttes nagu seda ei leia kuskilt lihtsalt nii palju, et see on ilus, pole midagi öelda. Ja hommik. Nüüd siis laupäeva hommik ja lähme jooksma Jõulumäele. Nii et jah, mõnuga nädalavahetust nautima. Ma pole nüüd väga aktiivselt filminud siin trenni teinud nii. Aga nüüd siin me lähme siin poistega nüüd trenni jälle. Tšau, Hendrik. Joo. Väike vlogens. Ja nüüd täna teeme siis klassikurulli. Väga kõva, tubli Hendrik. Tehtud väike trenn, klassikarull, väikesed intervallid, üks toru sai ja koka ja... Jah, Jõulumäe park on rahvast täis, käisime väiksed intervallid, enne istikaid, väike vormi timmimine. Nüüd läheme kardiga sõitma ja... Hendrik peab eestikatud medali ära tooma, et siis majast on vormi rohkem seal talve peale. Ma arvan, see toru sai päästis päris palju juba. Jep. Northern Michigan. Yeah! Kuuled on veits sinised, sõime mustikaid Jõulumäel metsas, igatahes pole jõudnud nüüd filmida otseselt, aga käisime Jõulumäel trennis
ja nüüd eile ka väga filmida ei jõudnud. Sai eile ka käidud veel õhtul jõuksis peale rulli hommikust. Ja nüüd põhimõtteliselt on siis esmaspäeva õhtu juba hommikul tööasjad tehtud ja nüüd jõuks ja siis läheb võib-olla teeb väikse söögi kuskil Pärnus. Homme Tallinnasse tagasi ja siis on filmimised sel nädalal ja siis tahaks Pärnusse tagasi tulla, et veel suvest nagu viimast võtta siin. Aga muidu on mõnus, ilm on mõnus, tunnen mõnus, trenni on hea teha, vorm on kõikuv, aga klass on igavene ja nii me siin liigume. Davai ikka, olge tublid!